Tere tulemast vaatama Velorendi ratta kasutamise videot. Selles videos selgitame teile, kuidas töötavad Velorendi rattad ning mida tuleb neid kasutades silmas pidada. Rattavõtmed asuvad tagaratta luku küljes. Võtmed ilma lukku kinni panemata kätte ei saa. Lukustamiseks tuleb keerata võtit ja samaaegselt lükata lukku läbi kodarate. Jälgige, et kodar ei jääks ette. Lisalukk ehk lülilukk asub juhtraua all raami küljes ja seda saab avada võtmega, mis on võtmekimbus. Lüliluku kasutamine on kohustuslik ning seda peab kasutama koos tagaratta lukuga. Rattaaku asub pakiraami all ja akulaadija asub rattakastis. Aku võti asub võtmekimbus ning akut on võimalik eemaldada ainult eelnevalt lahti lukustades. Akut saab laadida ühendades laadija vooluvõrku ning seejärel akuga. Ratta juurest lahkudes tuleb akulaadija kaasa võtta. Ekraan asub rattal juhtraua küljes. Ekraani saab eemaldada hoides all ekraani taga asuvat plastiksulgurit. Ratta juurest lahkudes tuleb ekraan kaasa võtta. Ekraan käivitub startnupust. Ratta tuled käivad tööle ekraanil asuvast nupust. Tuled asuvad taga ja ees. Kontrolli tulede toimimist. Tulede kasutamine sõitmise ajal on kohustuslik. Ekraanil kuvatava informatsiooni muutmiseks olevad nupud asuvad juhtraual ja ekraanil. Ratta juhtraual on nupud, et muuta elektrimootori võimsuse taset. Akulaetust on võimalik kontrollida ekraanilt. Ratta käiguvaheti asub juhtraual paremal pool. Käike saab vahetada vajutades käiguvahetil vastava suunaga nuppu. Lisaks on võimalik kõige ülemist nuppu vajutades valida automaatse või manuaalse käiguvahetuse vahel. Esipiduri hoob asub juhtraual vasakul ja tagapiduri hoob paremal. Seisupiduri kasutamiseks tuleb piduri hoob eelnevalt alla suruda ja seda all hoides liigutada seisupiduri lülitit. Lahti lukustamiseks tuleb samuti piduri hoob alla suruda ja samaaegselt seisupiduri lülitit liigutada algasendisse. Jalgrattakell asub juhtraual ning töötab vajutades kellal olevat hooba. Sadula kõrgust saab reguleerida, avades sadulaklambri, mis asub sadulaposti juures paremal pool ning liigutades sadulaposti üles või alla. Pidurite korrasolekus saate veenduda, kui piduri hooba all hoides ei liigu ratas sujuvalt edasi. Rehvirõhku saate kontrollida, surudes käega rehvile. Rehvirõhk peab olema 3,5 baari. Tühja rehviga sõitmine on keelatud. Lõpetuseks tehke proovisõit, et saaks aimu ratta liikumisest ja käiguvahetuse, pidurite korrasoleku ning sadula kõrguse kontrollimiseks. Liiklemisel jälgige ohutusnõudeid. Ohutut liiklemist ning meeldivat rattasõitu!